Eesti meistrivõistlused toimuvad juba aastaid, alates 2005. aastast koostöös siis lätlastega ja vahel sekka siis Leedu võistkonnaga ja ka eelmine aasta oli ka Leningrad, nii et tegelikult on tegu ikkagi vähemalt Eesti-Läti nagu ühiste meistrivõistlustega, mille nimi on siis nagu ühendnimena Schenkerliiga. Ja need on siis meie eliitvõistkonnad. Et Tehnikaülikool on valinud oma mängude kodusaaliks peale Tallinna siis ka oma Tehnikaülikooli võimla siis ka Orissaare minu andmetel. See põhjus on ikkagi selles, et ikka võrkpall ja Saaremaa on omavahel ikkagi lahutamatult seotud, synonüümid peaaegu. See on asjade loogiline käik ja minu meelest on Eesti koondis saarlased on väga palju andnud mängijaid, nii meeste kui naiste koondis, ja nüüd ma arvan, et see on nagu ka tänuvõla küsimus. Nüüd on võistluste faas selline, et oli põhiturniirid siis 2 mängu. Laase on Läti vaheldumisi meister või karikavõitjad täna selle esimese 2-3 hulgas pidevalt. Ja Laase R-i siis treener Raimond Vilde on ka siis Läti koondise vanemtreener. Nii et sõltuvalt hooajast ja mängijate komplekteerimist on ta ikkagi võrrelda meie Eesti Selveriga või vähemalt Selver Tartu perele Pärnu selle taseme võistkonnaga. Ma arvan, et Tehnikaülikoolil on tõsine vastane ja siin nagu võitjad ette ennustada väga raske, et ma isegi annaks 50+, ma annaksin isegi Laasele annaksin favoriidi koorma. Nii et kes nüüd tõelist tulemust tahavad näha, siis tuleb ikka Orissaarde tulla pöialt hoidma? Vaieldamatult ja need ei ole enam tähtsusetud alagrupi mängud, et need on juba siin elusurma mängud, et siis esimene mäng on tavaliselt siis edetabelis madalama koha, ehk siis TTÜ ja siis teine mäng on siis Laase juures kodus. Ja 4 algas finaal peetakse siis Tallinnas Audentse spordikeskuses.